Üürilepingu mõte on reguleerida üürniku ja üürileandja vahelised õigused ja kohustused ja vältida seeläbi tulevikus võimalikke vaidlusi. Internetist on võimalik leida väga palju erinevaid juhtumeid, kus üürnik ja üürileandja on omavahel teinud suulise kokkuleppe, hiljem tekivad probleemid ja kummalgi poolel pole võimalik kokkulepitud informatsiooni kirjalikult tõestada. Üürile andmise protsessi juures ei oma seejuures tähtsust, kas üürileandja või üürnik on sinu sõber või lähedane tuttav. Kui mängus on raha, siis on alati risk. Meiepoolne soe soovitus on, ära võtta internetist esimest ettejuhtuvat üürilepingut. Üürilepingu puhul on väga oluline selle vastavus võlaõigusseadusele. Kui lepingus on punktid, mis seadusega kooskõlas ei ole, muudab see lepingu õigus tühiseks. Kes tahab põhjalikumalt tutvuda, siis kindlasti on mõistlik läbi lugeda võlaõigusseaduse 15. peatükk, paragrahvid 271 kuni 338. Lepingu koostamise puhul tasub kindlasti läbi mõelda ka see, kas kinnisvara läheb üürile tähtajatult või on sellele seatud mingi konkreetne tähtaeg. Tähtajaline üürileping tähendab reeglina seda, et kummalgi osapoolel enne lepingu tähtaja lõppemist sellest lepingust taganeda pole võimalik. Välja arvatud juhul, kui leping lõpetatakse ühe osapoole lepingu rikkumise tõttu. Tähtajalise üürilepingu puhul on nii üürileandjal kui üürnikul õigus leping enne tähtaegselt üles öelda, teavitades seda teist osapoolt kirjalikult 3 kuud ette. Kui sul täna ei ole korrektset lepingut, siis täida ära selle video all olevad andmed ja meie ekspert võtab sinuga ühendust, et sind selles osas aidata.